Peppa Pig tundub pealtnäha lihtne. Erksad värvid, sõbralikud hääled, lühikesed episoodid ja lood, mis näivad kahjutud ja turvalised. Aga niipea, kui sa lõpetad keskendumise ainult Peppale ja hakkad märkama tausta, muutub kogu saate toon vaikselt. Tegelased ilmuvad stseenidesse ja kaovad neist ilma selgituseta. Mõned ilmuvad kohtadesse, kus nad loogiliselt olla ei tohiks. Teised tutvustatakse, võetakse vaikselt teadmiseks ja unustatakse siis täielikult. Peppa Pig teeskleb, et on lihtne ja otsekohene, kuid taust räägib hoopis teistsuguse loo. Üks, mis on täis kummalisi mustreid, puuduvaid tegelasi ja detaile, mis tekitavad rohkem küsimusi, kui annavad vastuseid. Üks selgemaid näiteid sellest on härra Labrador, tegelane, kes näib olevat kõikjal korraga. Enamik vaatajaid tunneb teda kui härra Pulli ehitusmeeskonna liiget. Teda nähakse sageli raskeid masinaid juhtimas, teid üles kaevamas või ehitusprojektide labistamas, justkui oleks see tema püsiv töö. Osas härra Pull portselanipoes. Kui härra Pull oma teekannu katki teeb, teatab härra Labrador rahulikult, et tal on needipüstol. Mul on needipüstol! Ta ütleb selle lause nii rahuliku enesekindlusega, et see määratleb kohe tema isiksuse. Mis teeb tema kohaloleku aga häirivaks, on see, kui lihtsalt ta rolle vahetab. Teises osas juhib ta äkitselt jäätiseautot, kasutades sama aeglast ja muretut häält, just kui oleks jäätise müümine lihtsalt järjekordne ajutine ülesanne. Enne kui ta naaseb ehitusplatsile, lähevad asjad veelgi kummalisemaks, kui vaadata, kus veel härra Labrador välja ilmub. Peppa reisil Londonisse võib teda näha ühe kuninganna kaardiväelasena riietatuna, seistes vaikselt ja jälgides, kuidas Peppa ja tema sõbrad paleesse sisenevad. Kui seapere reisib New Yorki, ilmub härra Labrador taas välja. Seekord hoides käes kaamerat ja teeseldes turisti. Ta seisab perele nii lähedal, et see tundub peaaegu tahtlik, just kui ta dokumenteeriks nende liikumisi. Seejärel Pariisis on ta jälle kohal, kaamera valmis, vaikselt taustal jälgimas. See sama tegelane, kes ilmub välja mitmes erinevas riigis, on alati lähedal ja alati jälgimas. Ei tundu enam pelga kokkusattumusena. See tekitab ebamugava küsimuse. Kas härra Labrador on lihtsalt korduv taustategelane või on ta keegi, kes teadlikult hoiab Peppal ja tema perel silma peal? Põhjustel, mida saade kunagi ei selgita, puudutab järgmine mõistatus üht lapstegelast, kes tehniliselt küll eksisteerib, kuid ei kuulu kunagi päriselt teiste hulka. Fännid nimetavad teda sageli nimega Carol Lehm. Tema esimene ilmumine on nimetu taustal vasikana, kes istub publikus härra Kartuli jõuluetenduse ajal. Teda ei tutvustata, ta ei räägi ja keegi ei pane teda tähele. Ta lihtsalt on seal. Pärast seda hakkab ta vaikselt ilmuma proua Lehm kõrval mitmes episoodis, sealhulgas reisidel Londonisse ja stseenides, mis toimuvad avalikes kohtades nagu ostupiirkonnad. Aja jooksul märkasid fännid tema korduvat ilmumist ja andsid talle nime, mida saade ise polnud kunagi teinud. Lõpuks kinnitas Peppa Põrsas, et ta on proua Lehma tütar. Kuid isegi pärast ametlikuks tegelaseks saamist jääb ta peategelastest kummaliselt kaugeks. Mis teeb Carol Lehm tõeliselt häirivaks, on see, mis jääb juhtumata. Ta ei käi kunagi Madame Gazelli koolis, ei mängi kunagi Peppaga ega suhtle teiste lastega. Ja siis, pärast mõnda esinemist, kaob ta täielikult. Kõige häirivam on see, et ta ei ilmu isegi oma ema ja härra Pulli pulma. Kui härra Pull on nüüd tema kasuisa, muutub tema puudumine võimatuks eirata. Saade ei anna mingit selgitust, kuhu ta läks või miks ta kadus, jättes vaatajad mõtlema, kas ta kolis ära, kirjutati vaikselt välja või on ta lihtsalt unustatud detail. Maailmas, mis harva varasemate detailide juurde naaseb, muutub Peppa Põrsa taust veelgi kummalisemaks. Kui mõelda piraat Punahabemele, siis tema on avalikult piraat ja saade ei varja seda kunagi. Tema kujutis ilmub laste juturaamatutes ning festivali episoodis võib tema nägu näha plakatitel ja lippudel üle kogu linna. Terve kogukond näib teadvat, kes ta on, kuid keegi ei kohta teda kunagi kurjategijana. Selle asemel teda tähistatakse, näidatakse ja vaikselt aktsepteeritakse. See tekitab häiriva vihje, et Peppa linn kas talub piraatlust või saab sellest mingil moel kasu. Olgu festival korraldatud tema auks, tema rahastatud või lihtsalt tema kujutist ära kasutades, saade ei selgita kunagi, miks piraati koheldakse nagu kohalikku ikooni. Redbeardiga on seotud ka Polly, papagoi, vanaisa sea lemmikloom, kes muutub palju kahtlasemaks, kui temale tähelepanu pöörata. Redbeardiga seotud piltidel on näha, kuidas Polly koos temaga aardeid matab, mis viitab selgelt sellele, et ta oli tema kuritegudes osaline. Sellest hoolimata kujutatakse Pollyt ka kuulsusena. Tema pilt ilmub poes müüdavatel hommikusöögihelveste karpidel, muutes ta kommertsmaskotiks. See kummaline kaksikidentiteet, kuritegelik kaasosaline ja turundatav ikoon, viitab sellele, et põrsas Peppa maailmas kustutab kuulsus kergesti pahateod. Härra Reebas on veel üks kahtlase käitumise näide, peidus otse silme all. Ta peab poodi, mis müüb absoluutselt kõike, võttes sageli vastu absurdseid maksevahendeid,
näiteks George'i nuppe. Ta näib enesekindel, libe ja täiesti ükskõikne selle suhtes, kust tema kaup pärineb. ööloomade episoodis nähakse teda hiilimas vanaisa seakanade lähedal. See on visuaalne nali, mis vihjab tema vargale loomusele. Hiljem kaob vanaisa sea armastatud pudelpaatide kollektsioon salapäraselt ja ilmub uuesti müügile härra Rebase poes. Kahtlust süvendab veelgi see, et hiljem nähakse härra Rebast lennujaamas kandmas rohelist jopet, mis tundub olevat tahtlik maskeering. Kas ta põgenes riigist või lihtsalt varjas end kõigi silme all, jätab saade selle vihje õhku rippuma. Mandy Here on veel üks tegelane, kelle kohalolek muutub palju huvitavamaks, kui märkad tema varajast ilmumist. Enne oma ametliku debüüti ilmub Mandy korraks taustal Londoni reisi ajal, olles osaliselt kaadrist välja lõigatud. Teda ei panda tähele, kuid ta on selgelt olemas. Kui temast lõpuks saab põhitegelane, tutvustab saade teda ilma suure kärata. Mandy kasutab ratastooli ja keegi ei pea seda millekski ebatavaliseks. Ei ole mingit õpetlikku osa ega dramaatilist seletust. Ta on lihtsalt osa grupist ja tegelikult juhib saade tähelepanu sellele, et ta on sageli laste seas kõige kiirem. Tema varasem taustalolek tundub tahtlik, just kui oleks ta alati pidanud olema osa Peppa maailmast, lihtsalt oodanud oma aega rambivalguses. Molly Moole eksisteerib Peppa Pigis vaiksemal ja ebajärjekindlamal moel. Ta kuulub selgelt Madame Gazelle'i klassi, kuid ilmub ainult siis, kui grupil on vaja rohkem lapsi. Ekraanil ütleb ta ühe lause, reageerib millelegi toimuvale ja kaob siis taas taustale. Molly tundub vähem nagu täielikult välja arendatud tegelane ja rohkem nagu keegi, kes lihtsalt ruumi täidab. Ta on kohal, aga mitte kunagi keskne. Penny jääkaru tundub tähtis. Vaatamata oma piiratud esinemistele kannab ta prille, mängib jäähokit ja tal on selgelt määratletud isiksus. Ometi kaob ta pikaks ajaks ja ilmub siis tagasi, just kui oleks ta kogu aeg kohal olnud. Tema ebajärjekindel kohalolek paneb teda tunduma vähem taustategelasena ja rohkem nagu keegi, keda saade lihtsalt unustab kasutada. Belinda karu on peidetud teisel moel. Teda ei jäeta tähelepanuta sellepärast, et ta sulandub teiste hulka, vaid sellepärast, et ta kuulub vanemasse gruppi, millele saade harva keskendub. Ta ilmub koos Chloega ja teiste vanemate lastega, öeldes otse välja, et ta on peaaegu 10-aastane. Ta sõidab rulaga, annab nõu ja käitub nagu keegi, kes on juba Peppa maailmast välja kasvanud. Tema välimus ja suhtumine eristavad teda teistest, näidates selgelt, et Peppa sea-universum ulatub mängurühmast kaugemale, isegi kui saade seda harva uurib. Härra Karu esindab aga üht kõige kummalisemat juhtumit üldse. Ta ilmub täpselt ühes episoodis ja teda ei näe enam kunagi. Ei taustaga meesid, ei korduvaid rolle, ei mingit märkamist. Ta eksisteerib vaid lühikest aega ja kaob siis täielikult, jättes mulje, nagu oleks ta unustatud fail, mitte tõeline Peppa linna elanik. Premagra tundub tähtis, kui ta ilmub, juhtides suurt farmi ja juhendades lapsi enesekindlalt sellel ringkäigul, kuid tema isiklik elu tundub poolik. Kuigi saates öeldakse, et ta on abiellus Hoor Mägraga, nähakse või mainitakse teda harva, mis jätab mulje, nagu oleks terve osa tema elust loost välja jäetud. Lõpuks on veel Hr Gazelle, tegelane, keda tehniliselt üldse ei olegi. Teadusmuuseumis kujutab üks maal teda kandmas vana sõjaväevormi, mis pärineb sajandite tagant. Arvestades, et proua Gazelle on tugevalt vihjatud olevat surematu, viitab portree sellele, et ka tema abikaasa võib olla surematu. Kui see on tõsi, siis pole härra Gazelle kadunud. Ta on lihtsalt kusagil mujal. Võib-olla magab, peidab end või ootab aega, mil saade teda taas märkab. Kui hakkad neid taustategelasi märkama, ei tundu põrsas Peppa enam lihtsa laste multikana. Sellest saab maailm, mis on täis lahtisi otsi, unustatud inimesi ja lugusid, mis toimuvad just kaadri taga. Ja mida tähelepanelikumalt sa vaatad, seda selgemaks saab, et põrsa Peppa taust pole sugugi tühi. See jälgib ka sind.